raha ei tee õnnelikuks, aga raha puudumine võib õnnetuks teha. Investeerimisega alustamise esimene samm on rahapsühholoogia korda saada. Raha on kõige kurja juur ja võlg on võõra oma ja raha on ikkagi kokkuvõttes vahend, aga temaga kaasneb päris palju selliseid psühholoogilisi väljakutseid. Mõtlesin siis sellega, et kuidas ise endale esimene raha teenida ja ma leiutasin päris hea nipi ja Tere tulemast True Foresti. Iga saade on kui avatud raamat, mis räägib ühe seiklusliku loo. Meie külalised on tulnud siia, et jagada teiega ausalt ja otsekaheselt oma teekonda. Alates esimesest ideest kuni suurte saavutusteni. Nende lood on täis inspiratsiooni, proovikive ja avastusi, mis on kujundanud nende elu ja karjääri. Meil on sulle üks palve. Kui meie vestlused pakuvad sulle väärtust ja soovid, et selliseid inspireerivaid lugusid sünniks veel, siis meid aitab kõige rohkem just sinu subscribe-nuppule vajutus. See on tasuta, aga annab meile märku, et meie töö on oluline. Tule ja avasta meie varasemaid episoode ning leia meid ka sotsiaalmeediast. Aitäh, et oled osa teekonnast. Tere tulemast True Foresti saatesse. Täna on siis meil kutsutud siia finantsekspert ja TalTechi tunnustatud õppejõud, kellega meil on siis läbivaks keskseks teemaks välja valitud siis investeerimine läbi elu. Tere tulemast, Paavo. tervist! Paavo Siimann, siis sinuga me üritame siis täna siis haarata nii suurt teemat, et me proovime siis läbi käia erinevad eluetapid, jagades need kolmeks ja käsitleda siis olulisi punkte seal seotud investeerimisega. Ja alustada võiksimegi siis äkki sellest, et kuidas siis kuni täisealiseks saamiseni, et alustame siis näiteks kooliteest ja koolikeskkonnast, et kui oluliseks seda pead ja mida võiks ühel edukal tulevikus investeerijal või investoril, mis sammud seal kohal siis juba seatud olla? No sa tahad nüüd alguses nii pika sammu teha, et inimene kohe hakkab investeerima esimese sammuna, et üldiselt kui nii pikki samme teha, võib nagu pükside vahe katki minna. Et ma soovitaks lühemate sammudega minna. Et nagu ikka elus, võib-olla võtaks isegi veel sammu tagasi, et ma saan aru, et meil on siin nagu raha teema saada, aga raha on üks eluvaldkondi, et nagu öeldakse, et ma olen selle pooldaja, et raha ei tee õnnelikuks, aga raha puudumine võib õnnetuks teha. Või nagu humoristid ütlevad, et mersus on mõnusam nutta. Aga tegelikult minu meelest kõik saab üldse alguse ikkagi peast toimuvast. Nagu elus ikka. Et see rahapsühholoogia ja selle paika saamine oleks minu meelest üldse see esimene samm, et milline on sinu suhe rahaga, sest inimesed on hästi erinevad. Me tuleme lapsepõlvest oma seljakotiga, võib-olla sellest osast, mis seal seljakotis on, tuleks mingis vanuses võimalikult kiiresti lahti saada, et see investeerimisega alustamise esimene samm on rahapsühholoogia korda saada, endast aru saada, milline on minu suhe rahaga ja siis sealt edasi minna. Mida ma sellal mõtlen, siis on see, et ma kujutan ette, et meid erinevad generatsioonid siin vaatavad, et võib-olla me oleme midagi oma vanavanematelt kuulnud, et raha on kõige kurja juur ja võlg on võõra oma ja või 90ndate ärimeestelt kuulnud, et ega ausal teel rikkaks ei saa ja mõni mõtleb, et ma ei tea, mina ei oska müüa ja turundada ja sellepärast ma ei tõmbagi raha külge ja mulle neid uskumusi on aja jooksul kogutud, et umbes üle 70, et võib-olla kuulaja, kes seda mõtterännakut meiega kaasa soovib teha, et üks asi võib-olla ongi hea, kui podcast nüüd seisma panna ja mõelda, et millised uskumused sina oma lapsepõlvest eluteest oled kaasa võtnud, mis tegelikult seda suhet rahaga segavad. Sest raha on ikkagi kokkuvõttes vahend, aga temaga kaasneb päris palju selliseid psühholoogilisi väljakutseid, et need oleks nagu esimese asjana üldse minu soovitusel vaja korda saada, et siis millised uskumused rahaga seoses siin toetavad ja millised uskumused
ei toeta, hoopis pärsivad. Aga kui me võtame ikkagi praegu inimesi, kes on 0–18, praegu veel see rahapsühholoogia veel vaadata üle selle ja mõelda kõikide nende sind kõnetavate ja mõjutatud teguriteni on võib-olla ehk veel vara, et ma mõtlengi, et näiteks kui tähtsaks sa pead seda, mis koolis laps käib või milline on see õpikeskkond, kus ta õpib? No keskkond on alati tugevam kui inimene, et ega ma saan selles mõttes täitsa aru, et miks inimesed soovivad teatud koolidesse oma lapsi panna, sest kellega sa ringi hängid, kellega sa suhtled, see tegelikult mõjutab sind palju. Kui rääkida sellest varasemast põlvest, et kui ma ennast näiteks tagasi vaatan, jah, mina olen sündinud sel ajal, kui oli selline Brežnevi ajal sündinud, et minu suhe rahaga tekkis sellest, et ma tegelikult nägin, et vanematel oli üks selline kommikarp, kuhu siis nagu rublasid pandi ja mulle aeg-ajalt meeldis neid üle lugeda ja nad lasid mul seda teha, eks selles mingit probleemi ei olnud. Ja mulle meeldis ka, kuna mul arvutada on juba lapsest saati nagu meeldinud, meeldis ka näiteks aeg-ajalt ema rahakotti minna ja seal inventuur teha, palju seal rublasid ja kopikaid on ja siis ma hakkasin juba mõtlema, et kuidas siis endale, et mul oli üks kollane läbipaistev hoiupõrsas, kuhu siis aeg-ajalt vanemaid kopikaid lasid ja siis ma mõtlesin siis sellega, et kuidas ise endale esimene raha teenida ja ma leiutasin päris hea nipi ja et ma hakkasin taarat ära viima. Nõukogude ajal oli taaral natuke teistsugusem, suhteliselt kõrgem väärtus kui täna. Et kui piimapudel, liiter piima maksis minu mälu järgi kuskil 44 kopikat, siis sellest 44 kopikast 20 kopikat oli piimapudel. Et ja siis see kokkulepe oligi, et kõik taara, mis tekib ja selle mina viin ära ja see raha on siis minus. Ja siis ma veel laiendasin oma haaret, et näiteks isa töö juures seal, ma ei tea, kolleegidel tekkis ka õllepudeleid, mis olid ka väga hinnalised, 20 kopikat jälle võtsingi kätte, viisigi nii palju, kui ma kanda jõudsin ära, mul ei olnud vale häbi, nüüd tuleb mingisugune 7-aastane hunniku õllepudelitega, et siis selline, ma hakkasin mõtlema juba, et kuidas ise nagu teenida, sest sealt tekib see harjumus juba, et palju ma säästan, palju ma kulutan, sa hakkad ise ka teatud asju nagu mängima. Aga okei, see ei ole võib-olla ju nii keskkonnast tingitud selles suhtes, et ma pigem proovisingi võib-olla silmas mõelda seda, et sa juba vahepeal korraks mainisid ka, et saad aru, miks lapsevanemad tahavad enda lapsi teatud koolidesse panna, et nüüd, kui ma olen vanemaks saanud, ma saan väga hästi aru, et kui sa oled just ütleme gümnaasiumi lõpuni siukses keskkonnas või siukses koolis, kus õppimine on lahe ja kus headele hinnetele õppimine on nagu tähtis, siis see tegelikult seab sulle juba palju parema stardipositsiooni selleks järgmises eluetapis, et olla asjalikum, ettevõtlikum, see ei pea alati nii olema, aga miskipärast ma olen tihtilugu just enda sõpradena näinud. Nojah, eks mingis etapis sa saad ju aru, mis su tugevad küljed on, mida hakata edasi arendama, aga olen nõus, et see võrgustik, kellega sa ennast ümbritsed ja kes sind tagant tõukab või vastupidi, võib ka sind alla tõmmata, et see omab mõju. Mis võiks olla juba teismelise eas ütleme 3 elementaarset rahatarkuse teadmist, mis võiks juba igal teismelisel olemas olla? No ma arvan, et üks rahatarkus on see, et ongi, et palju ma säästan, milleks ma säästan, kas ma saan aru, kes ma olen, kas ma olen pigem säästja või kulutaja üldse. Et kõik, mis sisse tuleb, näiteks kui taskuraha antakse, on esimese nädalaga kulunud. Teine on see, et aga kui sa oled, korraks juba, sest see on huvitav, sest et kui sa juba oled kulutaja ja sul ei jäägi midagi alles, kuidas sa siis säästad või kuidas alustada? Ja kas peaks nii varalises eas üldsegi? Nojah, ütleme nii, et kui sul sõltub nüüd sinu vanematest, et kui kas nad sul annavad uue taskuraha peale või nad distsiplineerivad sind, sest üks selline, mida ikkagi lapsevanematele räägitakse, selline rahatarkus on see, et selliste elementaarsete kodutööde tegemiste eest ja hinnete eest lastele taskuraha ei anta.
Eks see peaks mingisuguse teise loogika alusel tulema, kui ta teeb midagi lisaks või mingi muu põhimõtte alusel, et on kokku lepitud selline summa, mis tulebki distsiplineeritult nende ajavahemike tagant ja sa ise pead nagu hakkama saama, kui ära kulutasid, siis võib vestelda, et mida sa sellest õppisid ja kuidas sa tundsid, et mida sa järgmine kord teistmoodi teed. Ma arvan, et see on tegelikult väga hea lähenemine, et väga tihti tegelikult on näha ju seda, kus, ma ei tea, vanaema kutsub maale, et ole hea, kulla laps tule maale, nii ta muru ära, eks ju, saad mingi, ma ei tea, mingisuguse summa, X summa raha, eks ju. Aga et jah, et see võiks olla elementaarne ja mingisuguse lisateenuse või asja eest osutades näiteks luua võimalus, kas siis juba teenida. Tänapäeva noored on selles mõttes hästi huvitaval nagu kõrvalt jälgida, et ma ei tea, mõni juba 8. klassis on oma e-poe püsti pannud, lisaks koolitöödele ta midagi müüb seal, midagi kuskilt on ostnud, kuskilt müüb ja näeb, kuidas siis äri pöörleb ja kuidas üldse müüa, et kas palju või vähe selleks on turundust vaja teha, kuidas kliendid ostavad asju või mitte. Et ja eks mõned ei tee nagu mitte midagi peale võib-olla Netflixi vaatamise. Millal võiks olla või missugune võiks olla inimese esimene investeering? Esimene investeering on ikka investeering iseendasse, ehk siis oma teadmistesse. Et vahel on jah, et see, et kuhu ma peaksin selle raha panema ja nii edasi, et tegelikult ongi see, et kui sa piisavalt enda teadmistesse investeerid, siis oskad sellele küsimuse ise vastata. Sest see küsimus jah, kui tullakse, et kuule, mul on siin natuke raha üle jäänud, et kus ma võiksin selle panna, et kus mina tean, sest ma ei tea ju, mis sinu riskiprofiil on, mis sinu eesmärk on. Aga praegu me räägime inimesest, kes on kuni 18. Et siis millised võimalused üldse on kuni 18 aastal? Noored 18, ma tean küll, mis paljud ütlevad, et kelle riskiprofiil on teistsugune, nad ütlevad, et ikkagi mingi krüpto. et see on see põhiline, et kui sa räägid seal mõnest sellisest konservatiivsemast finantsinstrumendist, siis sa oled nagu vanamoodne, et ei räägid mingisugusest 10-12% aastas, et kus siis sellised mõtted tulevad, et aga kui tal see väikeste summadega proovib, las ta proovib oma krüpto ära siis, et siis teine kord võib-olla hilisemas eas on sellest kogemusest kasu. Lähme siis siit sujuvalt juba natuke edasi, et kui võtame järgmiseks eluetapiks üks täiskasvunu ja siuke võib-olla ma ütleks isegi kõige tähtsama elu osa, siis me käsitleme siis praegu nüüd 18 kuni 30. eluaastas olevat inimest, kus on siis eeldatavasti enamus või vähemalt suur osa meist lähevad ülikooli, eks ülikoolis sa oled õppejõud, sa äkki sa oled uurinud ka enda õpilastelt, et näiteks, et missuguseid investeeringuid ja kas nad üldse investeerivad? No mina õpetan ülikoolis, Tehnikaülikoolis magistriõppe tudengeid ja seal ma küsin jah selle küsimuse, et enamik käsi tõuseb. Et investeerivad? Et nad investeerivad, jah. Krüptosse? Ma saan aru, et pigem nagu vähem, et enne 20. aastat ma kuulsin seda krüptojuttu nagu rohkem, et Aga kui võtad üksipulgi lahti ka või mis sa võiksid öelda, mis on mood enamus sinu õpilaste seoset, kuhu varaklassi või kuidas nad investeerivad? No võib-olla võtaks korra isegi sammu tagasi, et mis varaklassid ja nii edasi, et kui sa küsid, et mida selleks ajaks nagu teada võiks, kui sa oled 18 kuni 30, sellistele rahatarkuse teemadele on, et selleks ajaks sa hiljemalt peaksid olema aru saanud, et kapitalism toimib sellel, et rahal on ajaväärtus. Ehk siis tegelikult see inflatsioon või tarbijahinnaindeks, mis siin uudistes ka läbi käib, et see on tegelikult kapitalismi osa, jah, keskpangad tahavad, et oleks kuskil siin 2% kandis. Miks seda vaja on sellepärast, et raha liiguks, et inimesed ostaksid, laenaksid, et keegi säästaks, sest kapitalism vajab raha ringlemist. Aga mis tähendab seda, et kui sul piltlikult öeldes on täna 1000 eurot kuskil pangakontol, ja siis aasta pärast selle saate neetrisse minekust alates see 1000 eurot on juba väiksema ostujõuga. Mis tähendab seda, et üks asi, mis tolleks ajaetapiks võiks olla teadvustatud, on see, et raha väärtus ajas kahaneb. Minul endal oli võib-olla niisugune ekstreemsem kogemus, et raha ajaväärtusest, mistõttu võib-olla see nii hingelähedane teema ka on, et kui ma selline siis väiksem olin, siis mu vanemad ütlesid, et nemad seal Nõukogude Liidus oli selline süsteem, et vanemad panid raha kõrvale ja siis, kui inimene sai 18, siis ta sai 10 000 rubla.
mida vanemad olid tal kogunud ja siis 10 000 rubla oli tollel hetkel suur raha, pidades silmas, et kui keskmine kuupalk oli seal kuskil 100 rubla. Ehk siis see oli ikka korralik summa, millega ellu astuda. Jah, võib-olla sa isegi saanud seda kasutada, sest ma ei tea, auto ostuks oli luba vaja ja seda luba saada oli keerulisem, kui autot juhtida. Aga see oli korralik summa. Aga kui mina 18 sain, siis mina sain hoopis 1000 krooni. Ja no siis nagu huvitav, et selle eest nagu küll nagu väga palju nagu ei saanud. Et siis nagu ka, et kuidas see siis nüüd niimoodi läks, et inimesed on nagu pikalt kogunud ja siis nagu 1000 krooni. Noh, aga see oligi see, et oli see riigikorra muudatus ja võib-olla niimoodi need vaatajad, kuulajad, kes ümber päikese kauem on tiirelnud, mäletavad, et 92. aastal, kui Eesti kroon tuli, oli meil inflatsioon kuskil 1076%. Et see oli nagu õige inflatsioon, eks, et kui siin mõni aasta tagasi oli 20% ja kõigil olid juba närvid püsti, siis see on tegelikult palju hullemat nähtud. Mis tähendabki, ja noh, kui me nüüd tuleme siia päeva, see 1000 krooni on umbes 64 eurot. Et ma arvan, et see huugama panna nagu on suhteliselt lihtne tegevus, eks. Selles mõttes nagu hea näide, et üldiselt selles eas 18-30, mida me praegu käsitleme, et motivatsioon tuleb mingile tegevusele siis taha, kui sa saad ikkagi aru, miks sa seda teed. Et see läbi mõelda, et miks ma seda teen, mitte seda, et keegi kuskil käskis või isa ütles, et ära kurvasta meid ole, eks ju, rahatark ja nii edasi, ära siin joo iga nädalavahetus kõike maha ja nii edasi, et miks sa seda teed, sest võib-olla mis ka mind siis nagu on inspireerinud ja asju natuke läbi mõeldes on see, et vaadates kõrvalt, eks ju, praegustel pensionäride põlvkonnal on keeruline, sellepärast, et nemad on ju makse maksnud kunagi varasemalt ja see keskmine pension on ikkagi suhteliselt madal. Ja pidades nüüd silmas seda demograafilist olukorda, kui palju on maksumaksjaid ja pensionäre hakkab tulevikus olema, siis ma arvan, et vahel aitab ka selline negatiivne motivatsioon või hirm, et ega see olukord paremaks ei lähe pensionitega ka 30 aasta pärast, kui siin võib-olla osad kuulajad hakkavad pensioneeruma. Et mis tähendab nagu seda, et kui selles 18-30 vanuses on tekkinud see arusaam, et ma ikkagi oma pensionisamba pean ise üles ehitama. Ehk siis ma olengi nüüd selles vanuses, et ma võtan vastutuse oma raha asjade eest, ehk siis eeldusel, et mul on pea, käed, jalad otsas, eks ju, et puudega inimene on natuke teine olukord, eks see on mõistetav, aga need inimesed, kellel on pea, käed, jalad otsas, kellel on võimalik panustada oma finantstervisesse, siis tulekski see vastutus võtta. Siis me oleme sinuga juba ühel meelel vähemalt 2 asjas. Esiteks peab säästma ja teiseks mõlemad, ma saan aru, propageerime tugevalt seda, et võiks minna ka ülikooli midagi edasi õppima. Ei, ma tunnistama, et minu jaoks ei ole otseselt vahelt, kas inimene tuleb ülikooli, sellepärast, et minna ka kutsekooli ja olla oma valdkonna tugev spetsialist mingis valdkonnas on samuti midagi edasi õppima, midagi edasi õppima, sest võib-olla sellega seondub see, et kui sa midagi teed, eks ju, tee hästi ja mida rohkem sa väärtust looda, kas siis ettevõtluses või avalikus sektoris, üldiselt ka selle väärtusloomes sulle makstakse. Vahel võib-olla tuleb seda nagu meelde tuletada, aga üldiselt mida rohkem sa kuskil väärtust lood, seda kiiremini ka sinu sissetulekud kasvavad. Aga selleks, et väärtust luua, selleks on teadmisi vaja. Kas ülikooli minnes võiks juba tegelikult see siis noor või äsja täiskasvanuks saanud inimene mõelda juba sellele, et kui tulus see amet lõpuks on, kui ta lõpetab selle eriala, või ta peaks sinu arvates lähtuma ikkagi puhtalt sellest, kuhu suunas tema süda põksub? Teeme korraks pausi. Heas vormis olemine ei tähenda seda, et sa pead jõusaalis 10 tundi järjest rassima. True Forest kavad on disainitud neile, kes tahavad saada maksimaalset tulemust minimaalse ajakuluga. Selged videolahendused ja struktuur, mis toimivad ka kiire elutempo kõrval. Lõpeta vabandust otsimine ja vali strateegia, mis päriselt toimib. Vaata lähemalt trueforest.com, sinu parem vorm on 1 kliki kaugusel.
eks ta kokkuvõttes ole nagu kombinatsioon, et noh, nagu ettevõtluseski, et kui sa ettevõttega alustad, noh, sa siin ka ju mõni aeg tagasi alustasid riidebrändiga, et ega sa ei alustanud ainult sellepärast, et sulle meeldivad riided, tõenäoliselt ikkagi sa olid teinud ära mingi eeltöö, et kellelgi peaks seda vaja olema, keegi peab nõus nende riietest maksma olema, ehk siis sama asi on nagu oma karjäärivalikul, et karjäärivalikul sa mõtled oma tugevatele külgedele või siis aitad kellelgi selgitada, mis sinu need tugevad küljed on, kuid seda ametit võiks ka vähemalt nagu 10 aasta pärast nagu vaja olla, eks mingilgi kujul, et vahel see massiga kaasa liikumine, et nüüd läheme kõik seda või teist või kolmandat õppima, et tegelikult võib-olla nagu nutikas on vaadata hoopis nagu üks samm ette, sest tegelikult jah, ennustamine on niisugune tänamatu töö, aga üldiselt mingid trendid on nagu teada, et mis see võib-olla siis jällegi selles vanuses 18–30 niisugune justkui elementaarne rahatarkus võiks olla, et jälle mingi 2-3 asja, mida kindlasti peaks inimene selles vanuses olema, olles arvesse võtma? Ühe asja ma siis mainisin juba ära, et on see arusaam, et rahal on aja väärtus, ehk siis kui sa ainult säästad, siis sa sellega kaugele ei pureta, lihtsalt sul on, võid ette mõelda, et nagu sul oleks seal pangakontol või kingakarbis mingi hiir, kes kogu aeg siis sul midagi ära närib. Teine, millest tasub aru saada, on selline põnev asi, mida siin nimetatakse ka 8. maailmaimeks, on liitintress. Liitintress tähendab seda, et kui sul on siis iseloomu mitte teenitud tulu välja võtta sealt investeeringust, võid panna see ka kasvama, ehk siis piltlikult öeldes intress hakkab ka intressi teenima, siis sellel on sinu tulevastele sissetulekutele oma mõju. Et me siin koolist mõnes aines tudengitega teeme ka selle harjutuse läbi ja niimoodi, ütleme niimoodi, et kuidas saada miljonäriks? Jah, piltlikult öeldes ka seda, aga see loogika on näiteks see, et kui sa, ma ei tea, 25-aastaselt hakkad iga kuu 500 eurot investeerima, eeldusel, et mingi keskmise aastase tulususega 10%, siis 10 aasta pärast, siis kui sa võtad need intressid kogu aeg välja, siis sa teenid 500 eurot kuus. Aga kui sa ei võta need intressi välja, sa paned need ka teenima, ehk siis liitintressi efekti kasutad ära, siis sa teenid juba kuskil 750 eurot kuus. See võib-olla ei tundu kõigi jaoks väga motiveeriv, kuid 20 aasta pärast, kui sa juba 45 oled ja jätkad samas vaimus, siis kui sa jätkad siis selles vaimus, et sa need intressid võtad tarbimisse, siis sa teenid 1000 eurot kuus igakuiselt, aga kui sa oled vastu pidanud need 20 aastat, siis sa teenid juba üle 3000 euro kuus juurde. Ja siis, kui sa juba pensionile lähed, siis tegelikult sa võiksid olla selline reibas ja rõõmus vanainimene, kes mööda maailma chillib ja elust rõõmu tunneb. Ja seetõttu ongi see, et öeldaksegi, et investeerimisega alustamiseks parim päev oli eile, teiseks parim päev on täna. Ehk siis, kui sa oled ka seal juba oma teadmistesse investeerinud, aru saanud, kuidas riskide juhtimine käib, siis osad ütlevad aga selle uskumustes ka, et ei, et mul ei ole piisavalt teadmisi, see on liiga riskantne, siis võiks öelda, et võib-olla kõige suurem risk ongi see, et sa ei tee mitte midagi. Et jah, investeerimisvaldkond on selline, et ma arvan, et keegi ei tea kõike sealt, sest see on lihtsalt nii lai valdkond, lihtsalt mõned põhimõtted endale selgeks teha ja mõned varaklassid selgeks teha. Aga kuidas oma tulevikufondile alust panna? Millega või kust võiks alustada? See üldine loogika, nagu elukaare loogika investeerimise juures on see, et pigem nagu noorena sa peaksid otsima kapitali kasvu. Et kuidas oma portfelli väärtust läbi siis kapitali kasvu pakkuvate finantsinstrumentide, on nad siis mingi kasvuettevõtjate aktsiad, osalused, kuidas siis sellele pihta saada. Ehk siis maailma majanduse trende jälgida, tugevaid ettevõtteid jälgida, vajadusel portfellis ka muutuseid teha, et jah, vahel toimib, et osta ja unusta, vahel on ikkagi vaja majandustsüklitega kohandada oma portfelli.
nii et kui sa oled jah, sellises nooremas eas, kuigi ma tean ka oma tudengite hulgas, nad on öelnud mulle, et nendel on ka selliseid finantsinstrumente, mis neile jooksvalt dividendi või intressitulu teenivad, et näiteks osadel on selline põnev eesmärk, et täpselt nii palju, kui ma intressi või dividendi tulu aasta jooksul teenin, see on minu järgmise aasta reisieelarve. Eks ju, et kui see toimib, juba saavad nii palju siis intressi või? noh, aga reis võib olla ju, kui on kehvem aasta, võib ju ka, ma ei tea, olla Tartu. Pärnu, Tartu, Helsingi, eks ju, et siis ka see on, eks ju, ja kui on, eks ju, parem aasta ja jõuab Pariisis ka ära käia või veelgi kaugemal. Oota, kui vanad need õpilased on, kes? No minul, kuna ma õpetan magistritudengeid, siis nad on üldiselt tulevad, kes otse tulevad, eks nad on kuskil 23 aastased. Okei, noh, ma saan ainult tuua paralleeli praegu enda nagu siis investeerimise teekonnaga, et ma olen võib-olla tõesti just ka investeerinud sükestesse aktsiatesse siis, kus ma olen oodanud rohkem seda kapitali kasvu, eks ju, kuivõrd mitte nii väga võib-olla seda just dividenditootlust. Aga no mul on ka mingisugune väike osa seal dividenditootluses, sest et ma olen nagu lihtsalt aru saanud sellest, et see on pigem lihtsalt riske hajutada, aga kui ma oleksin kõik investeerinud sinna dividenditootlusesse, mis ma praegu olen siiamaani üldse investeerinud, siis see dividenditootlus oleks siiamaani veel ikkagi suhteliselt nagu ma praegu kahetseksin pigem, et ma näen, et ma olen pigem nagu õigesti teinud ja kui nüüd ma mõtlengi, et kui magistratuuris juba on inimesed, kellel saavad mingi kas või Pariisi reisi raha kokku sellega, siis neil on väga suur kapital ikkagi seal sees. Eks nad on kas juba mingisuguse ettevõtlusega tegelenud või siis võib-olla... Noh, on nii ja naa, eks ju, või kuskil näiteks on võib-olla ka selline kodust lahkumise stardikapital kaasa antud. Kui magus. Ja seda ei ole ööklubis viidud. Noh, kunagi kui ma ööklubis töötasin, siis ma mäletan, et sel ajal, kui õppelaenu saadi oktoobrikuus, siis meil ikkagi klubikassas oli positiivne rahavoog. Et jah, inimesed on erinevad, osad on nagu hästi teadlikud, on asjad läbi mõelnud enda peas, leidnud ka sellise sõpruskonna, jälle seesama taustsüsteem mängib rolli, et kellega nad saavad ohutult teemasid arutada, et selline 4-5 inimest, kellega saab vabalt näiteks rahaasjadest rääkida, ja nad on jah, oma teekonda ilusti läbimas. Noh, Tehnikaülikoolis ka, eks ju, laiemalt on näiteks bakalaureuse tudengitel on ikka vahva tudengifondi kogemus saavad, et tudengid koos investeerivad, analüüsivad. Et selles mõttes on hea näha, et kes otsivad, nendel on võimalused. Nagu inglased ütlevad, if there's a wish, there's a way. Ja seda küll, see on tõsi täitsa, jah. Lihtsalt imeks pandav tõesti, et kuidas väga, väga õnnelik, et on siis suletud juba nii hea stardipositsioonilt nii hästi mindud. Kadedaks natuke või? Jaa, see tundub minu peas lausa lihtsalt, ma mõtlen selle summale, mis see kapital peaks olema, et saaks kas või liiga kallitel reisidel, vaata. Pariisi reisi teha. Et, aga see selleks, sellest saame teinekord rääkida, võib-olla ma uuriks tegelikult see, et see 18-30 eluetapp on ka niisugune, kus paratamatult tahame või ei taha, me puutume esimest korda ilmselt kokku ka võlgade ja laenudega. Kuidas suhtuda või kuidas võiks suhtuda siis nendesse? Jah, seal selle perioodi lõpupool võib tekkida juba, osad Eesti inimestel pigem tekib huvi sellise laenu toote vastu nagu eluasemelaen. Kuigi ma järjest rohkem kuulen ka neid noori, kes ütlevad, et jube põnev on, et 6 kuudel on seal, 6 kuudel on teises kohas, vahel on ennast keetlikumalt, siis lähen katusekorterisse, siis on nagu, et neile meeldib nagu erinevaid neid asukohti kolida, et selles ka põnev kogemus, et eriti selles reas, et ma ise ei ole selline suur kolimisentusiast, et mulle reisida küll meeldib, aga samas ma täiesti tunnustan, et inimesed on nagu erinevad ja võib-olla kui sul ongi nagu asjad elu mahub spordikotti ära, siis tegelikult on ju ka päris huvitav. Aga kui sa siin oled küsinud neid rahaga seonduvaid asju, mida võiks teada, et ma siin 2 tükki ütlesin ära, siis tegelikult mida võiks ka selles vanuses teada, et kui sa oled siin kaasa tulnud sellega, et võlg on võõra oma, või laenud on sellised pahad ja edasi, siis tegelikult ikkagi finantstarkus üks osa on see, et sa saad aru, et laenud on head laenud ja on halvad laenud. Et mis nende erinevus on see, et head laenud sa võtad selleks, et tulevikus sissetulekuid suurendada
ja halvad laenud võtad selleks jooksvaid kulusid katta. Selle loogika alusel, nagu siis tegelikult eluasemelaen kvalifitseerub selleks kehvaks laenuks, sellepärast et sul läheb ju eluasemi pealt raha välja, et ja seda kapitali kasvu, mis sul eluase võib tuua, ma siin hiljuti ise vahetasin eluaset, oli ka selline huvitav näha, et kuidas 20 aasta jooksul oli eluaseme väärtus, oligi kapitali kasv seal peaaegu 4 korda. 4 korda? Jah, aga samas, ega ma ju ostsin uue eluaseme tänaselt hinnatasemelt. Ma saan aru, aga sellega poolest huvitav mõelda, et 20 aastaga 4-kordne kapitali kasv. Wow. Aga jah, samas ma ei loe seda investeeringuks, sellepärast, et ega ma kuuse alla ei läinud, eks, et aadress ei ole tänav, pink ja puu, et ma ostan tänaselt hinnatasemelt, eks selle uue eluaseme ja võtsin portfellist ka natuke raha välja. Nii et jah, et ma saan aru, et see saade läheb siin eetrisse enne jõulusid, et võib olla kange tahtmine selliseid alluda sellistele reklaamidele, et võta siit jõulukrediiti ja saad osta veelgi kobedamad jõulukingitused, mida need saajad võib-olla väga ei tahagi, et ja püüavad seda Ameerika traditsiooni jälgida, et viivad voodi tagasi järgmisel päeval. Et jah, hea laen on kokkuvõttes see, mida sa võtad selleks, et oma tulevasi sissetulekuid suurendada. Näiteks võib-olla see teine korter, mille sa üürile annad, et ma tean inimesi ka, kellel on 4 eluaseme laenu võetud, sest sul peab lihtsalt jutt jooksma, et pangale ära põhjendada, et miks sul 4 eluaset on vaja, võib-olla siis, et sa tahad ikkagi võimalikult privaatselt elada ja nii edasi, et nagu panga kliendihaldurid on ka öelnud, et peaasi, et jutt jookseb, et oleks midagi, mida uskuda. No paber peal või vähemalt peaks mingid numbrid olema ette näidata ka, ma saan aru. No jah, sissetulek peaks ka seda toetama, aga panga jaoks on olulised just regulaarsed sissetulekud. Et ka näiteks kui see ettevõtja oled ja dividendid on regulaarsed, siis hakkab juba ka pangale meeldima. Nii et jah, head ja halvad laenud soovitan on, ja kui me enne ka juba natuke siin sellest nooremast heast rääkisime, et ega see sama arusaam just, et oled sa see sääst ja kulutaja või sa oled tegelikult oma rahapsühholoogiast üldse raha vältija. Sa üldse ei meeldi rahaga tegeleda, ja see on sageli ka, teadusuuringud on ka näidanud ühe sellise finantsvaesuse põhjus, et sa lihtsalt sa väldid teemat ja ega siis ka midagi ei juhtu, et võib-olla seal see soovitus on see, et ikkagi nii nagu ma ei tea, tervislikust toitumisest tasub aru saada, nii tasub ka oma finantstervisega tegeleda, et lihtsalt automatiseeri kõik ära nii palju kui võimalik, siis sa ei puutugi selle rahaga kokku, et sest investeerida saab ju ka võimalikult passiivselt, sest kauplemine, kus sa iga päev jälgid 6 ekraani, see on ikkagi töö, et see ei ole selles investeerimine peaks olema võimalikult passiivne ja saad aru, et eks selle asja mõte on see, et sa teenid ka siis, kui sa magad. See on see investeerimine, mitte siis, kui sa 6 või 60 ekraani jälgid ja sul õhtuks pea valutab sellest kõigest. Kas siiamaani see, millest me oleme rääkinud, kas sa oled tegutsenud oma sõnadele vastavalt? Kas liitintress juba töötab sinu kasuks? Selles mõttes ma olen sõnadele vastavalt, et ma kauplemisest olen, pole nagu minu kirg olnud otseselt, ma ei tee tehnilist analüüsi maha, ma saan aru, et seal on täiesti oma loogika, täiendab ilusti fundamentaalanalüüsi. Samas enamik inimesi ei taha kuulda sõnu fundamentaalanalüüs, tehniline analüüs ja tegelikult rahapsühholoogia, käitumislik rahandus ja nii edasi, et ega on, aga mida võiks minimaalselt teada on, kuidas võimalikult passiivselt investeerida ja see võiks vahemikusse 18–30, kus me siin praegu oleme, olla omandatud. Aga kui me jõuame nüüd, ütleme siis sinna, mitte veel päris lõppvaatusesse, aga sinna 30–65, ehk siis see, kus eeldatavasti, ütleme keskmisel perel, kas ta mõtleb või tal juba on ka perelisa, kuni siis sinnamaani, kuniks me oleme siis tööealised veel, et kuniks me saame siis minna pensionile, et siis võib-olla see oleks siuke hea aeg, kus mingil hetkel ka hinnata oma seniseid eesmärke ümber, et kuidas või millest peaks rahatarkuse poolest just lähtuma selles eluetapis? Ma kujutan ette, et see üldine eesmärk, et olla ka selline rõõmus ja rahaliselt iseendaga hakkama saav ja loodetavasti ka füüsiliselt hakkama saav pensionär võimalikult kaua, et see võiks nagu jääda.
Sest uuringud on näidanud ikkagi professionaalses mõttes see aktiivne sissetulek. Eks ju, et see ikkagi kasvab suhteliselt niimoodi 50 eluaastani välja. Okay. Et siis hakatakse võib-olla nagu tuura natuke maha võtma või jäetakse see ametiredel või enamik jätavad seal ametiredelil sellise aktiivsema ronimise katki. Siin tuleb erisus sisse nüüd sugude vahele, eks ju, et kui naised sünnitavad ja on pikemalt kodus ja võib-olla ka mitme lapsega kodus, siis siin ka on elu näidanud, et võib tekkida selline professionaalses mõttes siis paus sisse või tekibki ja kui sa tööle tagasi lähed, siis sul kohe ei maksta seda palka, mida sa oleksid saanud siis, kui sa oleksid need 3 aastat või 5 aastat tööd teinud. Kuigi ma tean, et ka osad tööandjad tegelikult püüavad võimalikult kiiresti, et kui see töötaja on tubli, me tahame seda hoida, et see naisterahva sissetulek tuleks ka kaasa. Sest Eesti vanemapalgasüsteem ütlen ikkagi pigem nagu eeskujulik. Ja et naised saavad kodus olla lapsega tegeleda, et võrreldes, ma ei tea, Ameerika ühiskonnaga, kus piltlikult öeldes ma olen kuulnud, et käiakse ruttu nädalavahetusel, sünnitatakse ära ja minnakse uuesti tööle tagasi. Et meil on need võimalused olemas. Aga kui sa ütled, et on näha, et mehed siis üldiselt palga just sedeli näol siis ronivad ülesse poole oma palgaga kuni 50 eluaastateni, siis kui kõrgel või kui kaua naised? Ei, üleüldiselt see, mis ma ütlesin, kehtib mõlema kohta, lihtsalt naistel tulevad vahepeal jõnksud sisse. Okay. Aga ikkagi niimoodi pigem aktiivselt soovitakse professionaalses mõttes areneda. See on jälle keskmine, eks. Inimesed on erinevad, aga uuringud on näidanud kuskil 50 eluaastani. Aga see võib olla üks nii-öelda toetav aspekt, aga kogu palgalõhe teemat me vist sinna raseduse ja sünnitamise alla vist ei saa panna ju. Palgalõhe teema, see on üldiselt, minul ei ole seda definitsiooni praegu käepärast, aga sa võid kuskil subtiitritesse pärast alla panna selle ametliku definitsiooni, sest vahel räägitakse sellega seonduvalt väga erinevast asjast nagu, sisuliselt, kui sul on 2 identset inimest, kes teevad sama tööd, on sama kogemusega, teevad sama kvaliteedi kiirusega, siis nad peaksid võrdset palka saama. Ja minu enda kogemus on nagu see, et nad ka pigem saavad, aga olles ka ise päris palju värvanud inimesi oma meeskondadesse, ma näen, et mehed küsivad rohkem. Ehk siis nad tulevad nagu julgemalt peale, naised küsivad vähem ja sealt võib küll alguse saada see erinevus, et samad tööd tegevad naised saavad vähem. Aga kui sul on selline, ma ei tea, esmatasandi töö edasi, et kus sul ongi mingid palgavahemikud ette antud, siis ma ei usu, et üheski ettevõttes on tänapäeval 2 ridad, mehed ja naised. Ega neid niimoodi välja tood ei ole, kui me vaatame sellegi poolest, ma vaatan, et vähemalt soost lähtuvalt on palgalõhe meeste ja naiste vahel Eestis võrdlemisi kõrge. Et sa siis arvad, et see jääb suuresti küsimise taha, et naised küsigi rohkem lihtsalt julgemalt palka? Mina muidugi julgustan, et olen seda ka enne varasemalt öelnud, et naised võiksid rohkem palka küsida ja ma tean ikka, kes on küsinud, on saanud. Et ega vahel on ka see, et ei tulda, see kehtib ka, kui tuua üldse mingisugune teine paralleel, et Eestis on ka see, et üks osa finantstarkusest on see, et ega sa kulusid nulli ei saa, eks. Et sa saad tulusid piltlikult öeldes lõpmatuseni suurendada, kulusid nulli ei saa, aga kulutada tasub targalt läbimõeldult, eks. Et üle ei tasu asjadest maksta, aga meil on mingid valdkonnad, näiteks telekomi firmad või kindlustusettevõtted või pangad, ega need ei tule sinu juurde, et kuule, et me saaksime sulle odavamalt teenust pakkuda, et sa pead hakkama jalgadega hääletama ja ikka väga selgelt hääletama, kui nad võtavad sealt laua alt, et tegelikult sa võiksid ikkagi meie kliendiks edasi jääda ja saad 3 korda soodsamalt nüüd helistada. Tegelikult meil on sulle üks lahendus, aga alles siis, kui sa oled juba poolel teel konkurendi juurde. Et vahel on ka see professionaalses maailmas niimoodi, et tuleb endast nagu meelde tuletada, et ja osad kandideerivadki lihtsalt puhtalt sellepärast, et oma väärtust tööturule tõestada. Just, ma arvan, et tegelikult noored võiksid seda teha, et kui sul on mingisugune eriala, mis sind huvitab ja saad seal eriala sees nagu toimetad, siis nagu vähemalt alguses olla eriti
hästi nagu avatud selle koha pealt, et tõstagi oma väärtust ka läbi selle, et kandideerida ja uurida, kui palju sul oldakse valmis ka maksma mujal. Ega paljude jaoks see sissetuleku suurendamise võimalus on ikkagi see aktiivset sissetulekut on vaja. Et sul seda aktiivset sissetulekut oleks piisavalt ja siis näiteks üks selline raha jaotamise süsteem, mida mina mäletan kunagi, ma käisin Londonis ühel 4-päevasel ka niisuguse rahapsühholoogiaga seotud koolitusel, mõtle nagu miljonär. Millionaire Mind oli selle nimi ja seal näiteks tutvustati sellist purkide süsteemi, et suurusjärgud olid, mida nemad näitasid umbes sellised, et kuskil 45% sissetulekust siis jooksvaks söögid, joogid, eluase, siis 10% paned jooksvad mingi tulevase suurema väljamineku fondi, et näiteks ma ei tea, plaanid pesumasin või reis. Uue pesumasina või ja pikemale reisile minna Austraaliasse, nagu siin eelmise saate inimene käis. Siis 10% investeerid ise endasse, ehk siis oma koolitustesse, et sa oleksid järjest väärtuslikum tehisintellekti ajastul näiteks. Ja 5% oleks mõistlik annetada, et näiteks ka mina regulaarselt annetan igavese heateo-fondi igakuiselt ja mis üle jääb, eks läheb investeeringuteks. Osad ütlevad 30%. Sõltuvalt kuidas see matemaatika kokku mängib. Osad ütlevad, et maksa endale esimesena, tee see investeering kõik esimesena. Ja viimane on see, mis üle jääb, eks ju, et siis selle järgi vaatad, et kui hästi või mis tasemel sa nagu elad, et on ka mõistlik vahel niimoodi mõelda, sest osadel võib-olla ei jäägi siis sinna investeerimiseks midagi, et kui niimoodi seda pidi minna, nagu ma siin esimesena rääkisin. Aga Eestis on see selles mõttes lihtne, ma ei tea, kui seal inglise ärikultuuris sa pead vigaseks jooksma, et pangakonto avada saaksid kuskil pangas, siis Eestis on tegelikult selliseid süsteeme ja igasuguseid lahendusi päris lihtne jaotada, et kui sul mingi sissetulek tuleb, siis ta jagunebki seal erinevate kontode vahel ära. Mis võib-olla sinu säästumarginaal protsentuaalselt on olnud läbi aegade siis sissetulekutest? Kui palju sa siis investeerid? Ma pean tunnistama, et ma ei ole otseselt seda suhtarvu kunagi arvutanud, kui ma olin finantsjuhi tööl, siis mind huvitas pigem see, kui palju on mu passiivne sissetulek võrreldes minu aktiivse sissetulekuga. Et ma jälgisin pigem seda protsenti, see oli osaliselt tingitud ka sellest, et ma teadsin, et ma mingil hetkel plaanin nagu korporatiivmaailmast eemalduda ja võtan mingi perioodi, kus ma olen siis võib-olla selline ühiskonnale tagasi andvem, et suurendan oma koormust õppejõuna ja teen rohkem koolitusi ja saateid. Tore, et see faas on käes ja saad tagasi anda. Ja jah, et olen seal nagu praegu selle faasis, aga see vajab teatud sellist finantsilist sõltumatust, et ma tegelesin pigem sellega. Miks ma võib-olla selle säästumääraga ei tegelenud on see, et ma tean, et ma oma iseloomult olen pigem see säästja. Et seal rahatark või sellel mõttele kui miljonäri koolitusel ka seal rõhutati, et näiteks kvartaalse sammuga ja siis seal oli ka 5%, nad inglise keeles ütlesid see play account, ehk siis see on see raha, mille sa kulutad selle kõige parema asja jaoks, kui sa oleksid juba miljonär. Et ma ei tea, mis iganes sind kõnetab, rendid kallima auto või lähed kallimas restorani või hotelli või massaaži või spaasse või mis iganes, aga seal oli just see loogika, et sa pead vähemalt korra kvartalis selle ära kulutama. Ma tean ka inimesi, kes seda loogikat nagu jälgivad, et piltlikult öeldes kvartali viimasel päeval võtavad siis mingi auto ja sõidavad selle raha maha. Aga see psühholoogia seal taga on nagu see, et sul see motivatsioon selle lõppeesmärgi saavutamiseks püsib paremini, kui sa saad vahepeal tunda juba seda head elu. Sest muidu on see, et kui sa seal investeerimisega alustad, see algus on jube igav, et sissetulekud on nagu hästi madal, et see nõuab hästi tugevat distsipliini, sest kui motivatsioon saab läbi, hakkab distsipliin. Teeme ühe pausi veel. Kas sa oled valmis viima oma füüsilise ja vaimse tervise järgmisele tasemele, aga vajad selleks personaalset strateegiat? Ma avan sel kuul vaid 3 kohta oma True Foresti mentorlusprogrammi. See on lihtsalt treeningkava. See on koostöö, kus me optimeerime üks ühele sinu treening, toitumise ja igapäeva harjumused.
kui sa oled valmis pühenduma, mine trueforest.com ja täida kandideerimisavaldus. Vaatame koos, kas sa oled see, keda ma saan aidata tippvormi jõuda. Aga kuidas järjepidevalt siis ikkagi elada alla oma tegeliku siis võib-olla võimekuse just selles 30 kuni 65 eas? No ongi siis kokkuvõttes see elustandard ja mitte üle kulutada. Et minul on ka põhimõte, et jah, ma ei ole kunagi, kui ma 90. alguses olin Soomes vahetusõpilane, siis ma mäletan, et tahtsin koju mikrolaineahju osta, see tollel hetkel ikkagi oli see Eestis nagu suur asi ja siis küsisin selle pereema käest, kus ma seal elasin, et tahaks nagu mikrolaineahju osta, aga ta peaks olema odav ja head. Ja siis ta tegi mulle selgeks, et siis ma pean 2 tükki ostma, et ühe odava ahju ja teise hea ahju ja siis mul on odav ja hea ahi olemas nagu, et tehti mulle nagu kohe selgeks siis nagu see, et sa ei ole nii rikas, et odavaid asju osta. Ja olen seda ka kogenud, eks ju, mõned korrad ämbrid läbi kolistanud, kuid samas põhimõte on nagu see, et ma olen nõus maksma, aga ma ei ole nõus üle maksma. Ma jälgin pigem nagu seda, et ma mingi asja eest nagu üle ei maksaks. Või seesama, et kui kuskil mingi soodustus on saadaval, ma võtan selle laualt ära, et kõik sooduskaardid, mis on, et ma ikka alati vaatan nagu, et see on nagu üks sellise mõtlemise osa. Aga kas sa planeerid ka oma aega rahas? Kui sa küsid, võttis mõtlema, et mitte täpselt nagu niimoodi, et aga eks kui ma käin näiteks, ma ei tea, teen mingit mentorlust või nõustamist või koolitamist, sa jälgidki seal 2 asja, et sa jälgid nagu ajakulu ja sa jälgid seda väärtust, mida sa lisad, eks, et mõlemad sa saad nagu hinnastada. Sest võib-olla see aeg on üldse selles mõttes nagu põnev teema, et me räägime siin praegu rahast, aga ma soovitan ka sellist, mida mina nendel enesearengu koolitustel ikkagi väga selgeks tehti meile, et kõige väärtuslikum ressurss elus, mis sul on aeg. Sest kaotatud aega ei anna sulle keegi tagasi, kaotatud raha sa võid veel tagasi teenida, eks sa tegid mingi vale otsuse. Seetõttu, et meil kõigil on 24 tundi 7 päeva nädalas, et kuidas sa seal täpselt ja mida teed, on vahel veelgi olulisem. Tõesti, selle ma olen õnneks ise ka nagu võimalikult või võrdlemisi varases eas nagu läbi närinud, et see aeg on tõesti siuke võib-olla kõige suurem väärtus vaatajat üldse. Siis ma saan siuke puhtalt lihtsalt isiklik mul võib-olla noppe sinu öeldust, et kas sa investeerid siis enamuse ajast oled investeerinud kogu aeg just siis nagu dividendi aktsiatesse? Mul oli mingi periood, kus mul oli see dividend, kui ma olingi just korporatiivmaailmast. Piltlikult öeldes, kui sa tuled finantsjuhi ametikohalt ja sa lähed õppejõu ametikohale, see sissetuleku vahe mitmekordne. Et mul oli vaja seda vahet sulgeda jooksvalt, aga praegu mul on ikkagi, sõltuvalt vanusest, et mul on ka jooksvalt intressi ja dividendi kandvad instrumente, aga mul on ka kapitali kasvu instrumente. Et ma olen seal tegelikult, püüan jälgida kuskil pool ja pool praegu. Sest kui me elukaeres nagu edasi läheme, kui me siin noorematele ütlesime, et pigem otsige kapitali kasvu, et oma portfelli väärtus suurendada, siis mida rohkem väärikamasse ikka jõuad, seda rohkem hakkad sa siis seda pöörama jooksvat rahavoogu tekitavatesse instrumentidesse, et kokkuvõttes siis, kui pensioni hakkad minema, siis suur osa ongi sinna pööratud, millest sinu jooksev pensioni lisa saabki olema. Aga meil see lõppmäng võiks olla, ütleme, et 65+, kui meid on õnnistatud nii hea tervisega ja pika elueaga. 65+ ongi see, et sa enam suuri riske ei võta. Et sul ei ole enam seda aega, kui mõni risk realiseerub ja sul portfell on hästi riskantne, sul ei ole aega enam seda tagasi teenida. Ehk siis peale 50 hakatakse seda riski väiksemaks keerama. Ehk siis minnakse vähem riskantsematesse instrumentidesse. Jah, mille tasuvus võib olla ka madalam, sest riski võtmise eest üldiselt investorile makstaksegi. Aga samas, kuna sa oled portfelli juba see absoluutväärtus on suurem, siis see madalam tasuvus sind enam ei sega, et eurodes number on ikkagi tõenäoliselt ilus. Siis ma olen enda jaoks mõelnud küll see niimoodi, et siis, kui ma olen vastutav kellegi teise eest, siis sellest hetkest ma muudan ilmselt enda investeerimisteesiga nagu vähem riskantsemaks. Et nii kaua, kuni ma nagu
ainult mina, siis nii kaua ma nagu olen, julgen võtta ka nagu võib-olla siukseid siis riskantsemaid positsioone. Riskitaluvus ongi jah, olen nõus, ongi inimestel erinev ja seetõttu näiteks soovitada kellelegi, tänapäeval ei ole üldse hea tava midagi avalikult soovitada, et aga soovitada kellelegi midagi niimoodi, kui keegi kuskil sul jõusaalis juurde tuleb, ütleb, et kuule, et mis sa sellest asjast arvad, on nagu et on pigem nagu väljakutse, sellepärast, et kui tahta nagu professionaalselt vastata, siis peaks nii palju taustainfot selle inimese kohta teadma, et aga üldpõhimõtted on ju jah, kehtivad üle maailma ja on sarnased kõigile, et võib-olla mis oleks siuke hea raamatu soovitus? Ma eeldan siis finants või rahatarkuse teemal. Eesti on minu meelest selles mõttes nagu äge koht, et tegelikult meie oma rahatarkuse edendajad on päris palju häid eestikeelseid raamatuid välja andnud, et kui me räägime siin, on raamatute triloogia, mille Krista Liivamägi, Taro Vaarmets, Tõnn Talpsepp on teinud või Kristi Saare, Taavi Pertman, et neid autoreid on autoreid, keda soovitada eesti keeles jagub, et ei pea isegi inglise keelt oskama. Aga kellele, tegelikult eesti keeles on ka ilmunud, et raamat Rahapsühholoogia, et kes ikkagi seda tunnetab, vajab, et võib siis eesti või inglise keeles ka läbi lugeda. Kes see, keegi Morgan oli autor või? Jah. Okei. Siis pean tunnistama, et väga suur huvi oli ka tegelikult kuulajatel sinult igasuguseid huvitaid küsimusi küsida ja olekski hea aeg minna vaikselt juba sinnapoole, et ma siis tulistan sind esimese küsimusega, mis kuulajate poolt on tulnud. Kuhu tõmmata piir elu elamise ja investeerimise vahel? Ma ei tea, kas seda on niimoodi teineteist nagu välistavad, et ma saan aru, et inimene mõtleb seda, et ma elan siis väga askeetlikult ja lükkan siis kogu aeg elamist edasi, aga nagu ma siin enne ka ütlesin, et kas või 5% ikkagi panna sinna kõige ägedamatesse kulutustesse ja tunda seda tulevikuelu või seda head elu, et siis motivatsioon püsib paigas. Ja elu elamise üks osa on ju ka see, et see ei pruugi väga kulukas olla, aga õigete inimestega ümbritseda, et see on ka osa elust. Ma toon siis, kasutan ära võimalust, et tuua siuke enda isiklik nahkmängu, et näiteks mul on küll endal hästi tugevalt kogu aeg peas siuke sisekõne või võitlus sellega näiteks, et kas tõesti võtta see näiteks pikem või suurem reis ette, eks ju, või mingisugune muu selline lühiajaline võib-olla kogemus või elamus sisse või panna see raha siis investeeringutesse, et ma võin julgelt öelda, et minu puhul ei ole see ei 5% ega ka mitte 10, vaid suurem protsentuaalselt see siis minu sissetulekutest osakaal, mida ma investeerin siis nagu edasi elamustesse. Ja ma olengi selle enda jaoks mõelnud niimoodi, et mingid kogemused on siin elus lihtsalt mõistlik võtta välja 20-ndates ja nendel on nii palju suurem väärtus, kui seda teha 50-ndates näiteks. Ja teiseks, see on kõige lollim näide on võib-olla see, et meile kunagi ei ole garanteeritud kellegi järgmist päeva, et piltlikult öeldes võib sulle ka klaver pähe kukkuda, eks ju, tänaval ka homme või miks mitte juba täna. Et siis ma olen nagu kuidagi võtnud siukse suuna, et jah, ma võtan vastutuse tuleviku mina ees, aga kindlasti ma nagu julgen võib-olla investeerida ka siis igapäevaelus rohkem siia elu elamisse. Ma selles mõttes olen sinuga nõus, et mina olen ka seda tüüpi inimene, ma eelistan kodus hoida võimalikult vähe asju. Ehk siis pigem nagu sellist minimalistlikku, ma ei tea, jah, oleks vähem, nagu öeldakse, asju, mis tolmu koguvad, et võib-olla natuke tolmuallergiat ka, aga pigem on see, et pigem kogu emotsioon kui asju, et see on pigem jälle see, et jah, mis on see kulutamise profiil, et leia enda jaoks see tasakaal. Reisides on ka mitmed pidi, et sa võid ju sama reisi teha piltlikult öeldes 500 euroga ja 5000 euroga. Absoluutselt. Aga ma tunnistama, et reisimisse, ma olen ise nüüdseks 62 riigis käinud, et ma arvan, et see ikkagi silmaring laieneb, erinevad kultuurid, erinevad inimesed, vahel panna ennast nende asemele ka reeglina, sa vaatad, käid mõnes nagu vaesemas kultuuris, aga vaatad seda, et päike paistab, päevad on nii õnnelikud, nii rahul, eks ju, et ka üks elamise viis. Absoluutselt. Milline on olnud sinu kõige õpetlikum võssa läinud investeering ja mida see sulle õpetas?
Noh, ma olen sellest avalikult rääkinud, et viimastest aegadest ka siin investor Toomase konverentsil, et kus ma olin võib-olla portfelli riskihalduse mõttes liiga suurelt sees, oli Planet 42. Miks ma seda tegin, eks ju, see tees oli mul väga selles mõttes ikkagi by the book läbi mõeldud, sest see oli iduettevõte, kui paljud iduettevõtted on hädas oma toote teenuse turule sobivusega, nendel oli see päevast üks olemas. Aga mida ma õppisin sellest oli see, et kui ma lähen nii varases faasis kuskil ettevõttesse sisse, ma tegelikult ei kontrolli passiivse investorina seda, millistel tingimustel edaspidi kapitali kaasatakse. Sest see ei ole minu, ega ka juriidiliselt ma ei saa seda mõjutada. Ehk siis see oli see hea õppetund, kapitalism oma täies hiilguses, ehk siis üks kapitalist teist päästma ei tule. Eks igal ühel on oma nahk ligidel. Ja see on nagu ka huvitav, et inimene õpib kogu elu, et oleks kolistanud mingid suuremad ämbrid nooremas eas läbi, eks ju, väiksemate summadega võib-olla. Seetõttu ongi hea vara alustada, et sa saad need väiksemate summadega läbi kolistada ja sul on piisavalt aega need summad tagasi teenida. Kuidas on su arusaam rahast ja jõukusest ajas muutunud? No ütleme nii, et mida võib-olla ajas edasi, sa saad aru nagu, et mingis hetkel sa ma ei tea, võtad nagu rahulikumalt, mis see portfelli väärtus on ja nii edasi, et kui sa oled nagu teatud tasemele jõudnud, et öeldaksegi piltlikult, et esimene miljon tuleb alati kõige raskemalt. Et pigem sa mingitel hetkedel hakkad jälle just seda aega ja seda, sest raha on on tegelikult ka sotsiaalne kapital ja ma ei tea, millises keskkonnas sa elad ja niisugused asjad on ka elus oluline ja ka pigem see, et sul tervis oleks korras, sisuliselt, et kui sul on tervis korras, siis sul võib miljon soovi olla, kui sul tervis ei ole korras, siis sul on ainult üks soov. See on jah, tõesti, ma olen ise ka nagu olles reisinud ja tutvunud erinevate inimestega, nagu, et kui vähe me hindame näiteks seda, mis pass meil taskus on. Et see keskkond ikkagi, kus me oleme siin Eestis, eks ju, näiteks on jällegi kõik eeldused, et investeerima hakata või investeerida on nii head olemas siin laual, et oleks patt mitte sellega tegeleda. Siis tulenevalt sinu erialast, mis on sinu suurim eelis investorina? Ma arvan, et mu suurim eelis on see, et Warren Buffett, eks see paljude suur eeskuju, kui tema on öelnud, et kui palju ta lõunasöögi, õhtusöögi, hommikusöögi kõrvale majandusaasta aruandeid loeb, et ma saan ka nende lugemise ja nende numbrite ja kogu selle poolega nagu hakkama, aga ma pean aru saama, et igasugused aruanded, need vaatavad minevikku, investorina sa ostad ikkagi tulevikku. Ja minevik, see, et ettevõttel on kunagi hästi läinud või ma ei tea, viimased 20 aastat hästi läinud, ei tähenda, et tal järgmised 5 aastat hästi läheb, sest mingi turu olukord võib muutuda, tehnoloogia võib muutuda. Et jah, mõnes mõttes mulle need teemad kõnetavad, ma saan nagu fundamentaalidest aru, samas ma pean kogu aeg kontrollima, et ma pean ikkagi vaatama nagu seda suurt pilti. 5. küsimus. Näed sa praeguses majandus- ja investeerimiskeskkonnas rohkem põhjust optimismiks või pessimismiks? Mõtlen, et kas siin mõeldakse nüüd Eestit või maailma majandust. Sa võid ise valida, kummast lähtuvalt sa vastad. See üldine pikk loogika on ju see, et turud enamik ajast tõusevad. Ma ei tea, kes on mänginud kuidagi lapsepõlves sellist, mis oli see tsirkus veel, eks ju, kogu aeg nagu veeretasid täringuga ennast ülesse. Ja siis kui alla tulid mööda redelis, siis tulid nagu suht järsult, eks ju, et kui turul juhtuvad need niinimetatud korrektsioonid, eks, et siis nad tulevad nagu alla, aga siis ei tasu ka meelt heita, need võivad olla päris head ostukohad, sest kui need ettevõtted on tugevad või need tegevusalad on tugevad, kes indeksite kaudu seda teevad, siis see investeerimine on jälle selles mõttes huvitav psühholoogia, et päris sageli on see, et piltlikult öeldes, kui Stockmannis on hullud päevad, siis inimesi vetsupaberitega on terve lintäis. Kui börsidel on hullud päevad, siis inimesed kipuvad nagu pigem müüma paanikas, aga võib-olla see koht, kus peaks ka ostma. Et ega seda pole lõpuni suudetud lahti mõtestadagi, et miks Stockmannis ja stock marketil inimesed nii erinevalt käituvad. See on väga hea paralleel, jah, tõesti. Siis mul on siuke ka mänguline asi sulle, kus me oleme siin palju arutanud igasuguste teemade üle, aga nüüd ma ei anna sulle üldse arutamiseks mingit võimalust. Eks ma küsin sinult
kas üks või teine, sa pead vastama ja nii jääb lauale, eks. Sõidame. Siis suur auditoorium või väike seminarirühm loengu formaadiks. Võib isegi üks või teine. Väike seminarirühm. Investeerimisvahendina pikaajaline aktsia või lühiajaline võlakiri. Pikaajaline aktsia. TalTechi õppejõud või finantsjuht suures korporatsioonis. Hetkel TalTechi õppejõud. Kasumi aruanne või bilanss. Bilanss. Järjepidevus ja liitintress või timing ehk ajastamine. Järjepidevus ja liitintress. E-kirjadele vastamine või ootamatult esile kerkinud probleemide lahendamine. E-kirjadele vastamine. Mineviku analüüs või tuleviku planeerimine. Tuleviku planeerimine. Käibelt suurkorporatsioon või arenev iduettevõte. Arenev iduettevõte. Siin sul oli konkreetselt õige ja vale vastus laual praegu, et siin oleksid pidanud pusa ära viskama muidu. Põhjalik doktoritöö teooria või kiire praktiline turu ülevaade. Doktoritöö teooria. Eesti ettevõtted või Läti-Leedu ettevõtted. Eesti ettevõtted. Ja ma olen sulle ka võimaluse küsida ühe küsimuse mult vastu. Ma saan aru, et sa teed ka seda saadet siin nagu natuke enese tutvustamise, enese promomise eesmärgil, et ma mõtlesin teilt päris mitu küsimust välja, aga ma saan aru, et ma saan otse-eetris ühe küsida, et nagu ole hea, võta siis ennast alasti, et kus sa kõige rohkem rahadega oma elus üldse mööda oled pannud, kas mõne investeeringu või kulutusega, millest sul siiamaani nagu piinlik rääkida olnud? Ja mulle, see on ülihea küsimus, aitäh su selle eest, sest et mul isegi ei ole mitte piinlik, võib-olla tegelikult oli natukene sarnane olukord sellega, kui kaasati raha tugevalt sinna Planet 42, ehk siis tol hetkel, minu kolistamine on see, minu kolistamine oli varasemalt juba ülikoolis, kui oli hästi populaarne ühisrahastusplatvormidel investeerimine. Ja siis seda tegin ka mina oma tolleaegsete kursavendade siis eestvedamisel. Mul oli tekkinud just parasjagu mingisugune hästi väike summa, mis oli nagu üle hakanud jääma või mida ma olen eluaeg säästnud, aga võib-olla siis ta juba sükene, et ma juba sain aru samamoodi inflatsiooni põhimõttest ja et ma peaksin juba kuhugi selle panema või midagi sellega tegema. Ja siis nii oli, et ma siis alustasin seal ühisrahastusplatvormil siis raha investeerimisega ja panin kursavendade järgi. Ega ma ütlen täitsa ausalt, et ma lihtsalt tahtsin, et need oleks tagatud võlakirjad, et oleks siis ekstra, et intressil siis nagu selline ekstra liitintressi nagu selline nähtus või olukord, kui nad ei maksa õigeks ära, et siis hakkaks see intress kasvama, eks ju. Aga näed, sellegi poolest suutis sealt siis üks tol hetkel minu marginaalse osakaaluga investeeringutest siis joosta nii võlgadesse, et kui ma küsisin, et lõpuks, et millal ma siis raha tagasi saan, selle X summa, siis mulle öeldi, et 42 aasta jooksul, arvestades praegust seda maksugraafikut, mis neile ette määrati. Mis platvormist me räägime? Ma mäleta see nime, aga hästi kõige populaarsem või mis oli? Ma ei tea, Crowd Estate või Pandora või... Ma tõesti ei mäleta, aga lihtsalt blank praegu... Mintos, täpselt, Mintoses jah. Ja et saab rahad tagasi, aga ei ole pika aja peale ja siis ma aastas korra käin seal ja siis vaatangi, et kas on 5 eurot või on 42 eurot tulnud üle, siis teen selle cash out'i sealt jälle ja nii ta on, et ma nagu alla ei ole andnud, et võib-olla siis kunagi saan selle tagasi. Õnneks ei olnud jah nii suur ja mu investeerimiseks mõeldud rahakoti suu oli võrdlemisi tugevalt kinni. See ehmatas sind nagu ära, jah. Täpselt, et selles suhtes tegelikult see oli ülihea, et see tuli nagu alguses kohe. Ma olen tagantjärele mõelnud, et tegi mind kohe palju valvsamaks ja ma olen ka õnnelik, et see ehmatan mind nii ära, et ma oleksin mõelnud, et kuradile sellega ja et ma ei hakkagi investeerima. Aga jah, ma õppisin sealt suuresti rohkem seda, et ma pean aru saama, kuhu ma investeerin. Minu järgmised investeeringud olidki siis tehtud sellistesse kohtadesse või sellistesse aktsiatesse, mille teenuseid või tooteid ma ise ka kasutan igapäevaelus. Ehk siis esimesed olidki mul Nike,
Apple, Microsoft ja pean tõdema, et näiteks antud 3 nimetatust 2 positsiooni mul siiamaani alles. Vot, aga suur aitäh sulle, Paavo, siia saatesse tulemast. Ma ei lase sul ka tühjade kätega ära minna, ehk siis tänasele episoodile on õla alla pannud meil Bröder, nii et ma loodan, et saad minna sinna inestama üks õhtu või lõuna ja suur aitäh ka kindlasti Potikule selle koha eest, siis Nokole, kes meie kurku siin rahulikult aitab vahepeal jahutada. Ja kui te soovite teha meiega koostööd või õla alla panna, siis saab meiega alati ühendust võtta või toetada meid ka meie kodulehelt ostetavate toodete läbi. Suur aitäh! Aitäh!